Tere, kallid sõbrad. Täna vaatame siis sellist huvitavat asja nagu elude number numeroloogias. Elude numbrit olete te tihtipeale siis küsinud ja see on ka võib-olla esimene asi üldse, mis seostab inimesi siis numeroloogiaga. See on ka mind alguses huvitanud kõige rohkem. Tegelikult me sisaldame rohkem kui ainult elude numbrit. Me sisaldame siis sünnipäeva, kuud, aastat, elude numbrit ja nii edasi. Nii nagu ma räägin ka, et sinu sünnikaart sisaldab tegelikult mingi 30 numbrit umbes sinu kohta. Aga vaatame siis seda elude numbrit. Ja siis selles koolkonnas, kus mina olen õppinud, siis seal on väga oluline koht ka sinu hinge missioonil, milline on siis sinu hinge tegelik tegemine siin maapalli peal äkki või ütleme siis niimoodi. ja numeroloogias siis see elutee number on üks olulisemaid vibratsioone, kuid nii nagu ma just ütlesin, siis ka kõik teised numbrid on väga olulised. Ja see on justkui selline nagu siht, kuhu poole sa liigud ja see on ka arengutee, ehk siis kui ma vaatan numeroloogina, mul on alati kõige olulisem siis inimese sünnipäev. Sünnipäev ütleb nagu selle põhituuma ära. Ja kui ma saan teada juba selle elude numbri, siis vot neid asju ma kombineerin tihtipeale kokku, siis ma saan juba aru, kuhu poole ta nagu liigub ja miks ta täpselt nii teeb. Ja elude number siis annab teada ka, et mida oled tulnud siia siis kogema ja õppima ja mis on sinu loomupärased anded ja tugevused, millised väljakutsed on sinu kasvamiseks vajalikud, mis sind sisemiselt täidab ja annab sügavama tähenduse. Ja kuidas siis arvutada seda elude numbrit? Hea meelega, kui me oleksime praegu laivis kuskil, siis ma kohe küsiksin teie käest, ma arvan, et peaaegu igaüks teist teab seda, aga igaks juhuks ikkagi räägin siin selle ära, et see on siis vaja kokku liita sünnipäev, kuu ja aasta kõik kokku, siis sa saad selle numbri. Ja me arutame selle siis kuni 1-9-ni. Aga kui sa saad siis sellised numbrid nagu 11, 22 või 33, siis need on meistrinumbrid ja siis neid ei vähendata. aga soovitan muidugi ka kuulata, kellel on nüüd 11 ja siis ka number 2 kindlasti ja kellel on 22, siis number 4 ja kellel on 33, siis ka kindlasti number 6. Ja ütleme siis niimoodi, et numeroloogiliselt, kui nagu väga põhjalikult juba minna inimese selle sünnikaardi poole, siis tihtipeale ma ikkagi vaatan ka seda numbrit, mis sul jääb sinna enne taandamist siis sinna ühe numbrini. Ma loodan, et ma ei räägi keeruliselt, ehk siis näiteks sa said võib-olla enne number 6, sa said hoopis 15. Siis tegelikult juba see 15 annab sulle ka selle elutee numbri suhtes mingi nüansi, aga siin selle video juures siis ma räägin ainult siis nendest 1-9-ni ja räägin siis ka meistrinumbrid eraldi ära. Ja selles videos siis ma räägin tugevused, varjuküljed, ohukorrad, elu õppetunnid, sobivad valdkonnad, võib-olla ka ametid, ehk siis mitte võib-olla, aga just nii, kutsumus, suhted ja lähme siis hakkame sellega pihta. Sina, kallis naine, ma tean, et sa oled naine, kes ajavööndid oskad panna, et aitäh sulle jälle taaskord selle töö eest, et sa teed seda. Et see aitab siis teistel kiiremini seda leida. Aga soovitan seda videot muidugi ka kuulata niimoodi, et mitte ainult enda oma. Et vot siin ongi nagu see koht, et selleks, et üldse inimesed natuke paremini saada, on muidugi see sünnikaardi analüüs, eks ju, aga et siit kanalilt te saate väga palju informatsiooni ilma seda sünnikaardi analüüsi tellides. Et kuula ära siis inimese sünnipäev ja siis kuula ka selles videos ära sellesama inimese siis ka elude number ja vot see informatsioon siis nagu kokku panna. Siis sa saad peaaegu nagu sellest inimesest teada. enne kui ma teiega jätkan, ma korraks vaatan ühte asja. No nii, kõik asjad töötavad. Ehk siis see on mikrofoni kontroll, mida ma siin vahepeal teen, siis kui mul silmad jooksevad siia alla, siia, siis ma vaatan, kas ikka mikrofon on peal. Nii, elutee number 1. See on siis selline iseseisvuse, algatuse ja juhtimise tee väga-väga tugev energia. Ja elude number 1 kandja on sündinud liidriks, algatajaks ja teerajajaks ja ta on siin selleks, et avastada ja kehastada oma individuaalsust, õppida olema sõltumatu, julge ja enesekindel ning et tegutseda oma sisemisest tõest lähtuvalt. tema energia on alguse ja algatamise ja loomise energia.
ja ta ei järgi teiste loodud radu, vaid loob selle ise, ehk siis väga hea energiaga selles suhtes, et no mis on hea energia, see, et tal on väga tugev algatusvõime. Ja see inimene kehastab niinimetatud siis päikese printsiipi. Ta on justkui nagu valgusallikas, kes valgustab teed, kuid samas vajab ka oma sära hoidmiseks ruumi. Ja samuti ka austust ja liikumisvabadust. Ja tema elutee võib olla täis initsiatiivi ja saavutusi, kuid ka sisemisi lahinguid oma egoga, üksinduse tunnet ja vajadust pidevalt end uuesti leiutada ja teiste ees võib-olla ka kogu aeg tõestada. Et paljud elutee number 1 teed käivad inimesed loovad karjääri täiesti nullist, alustavad näiteks ettevõtteid, kirjutavad raamatuid, asutavad kogukondi või käivitavad uusi ideid, mis võivad alguses tunduda hulljulged, kuid hiljem osutavad nad väga selles suhtes populaarseks ja väga tugevaks teerajajaks. Ja elutee number 1 inimene on sageli tugeva tahte, kõrge enesedistsipliini ja loove maailmaga. Ja ta on tulnud siia justkui nagu kõike ise tegema. Olgu see siis ka mingi projekt või otsus või teeots, et ühtedel on tugev sisemine tung midagi luua, juhtida ja saavutada. Ja see võib olla siis seotud tööga, loomingulise väljenduse või siis enesearengu valdkonnas. Tihtipeale ka nad kodudes kodus siis on ka sellised. Ta võib tunda, et ei mahu ühiskondlikesse normidesse ning sageli ei suuda ta leppida autoritaarsete süsteemide või mingisuguste pealesurumistega. Ta otsib elu jooksul sisemist autoriteeti, omaenda sellist häält ja suunda. Ja koolis võib näiteks elutee numbriga 1 laps olla kas mässaja või selline vastupidi hoopis väga vaikne, kuid sõltumatu oma maailmas. Ja ta ei vaja pidevalt kinnitust, kuid tajub sügavalt, kui teda piiratakse või suunatakse valele rajale. Ehk siis kui ta on pigem selline mässaja, üldjuhul elutee numbriga 1 on mässajad. Sõltub jällegi see, et kui ta on näiteks teisel päeval sündinud, eks ju, siis või ma ei tea, mis seal võib veel, 11 on mässaja. Aga number 2 on pigem siis nagu vaoshoitumad, kui on puhas 2, aga elutee number 1, siis seal võib tulla sellist ristiriidu. Aga noh, see numeroloogia on nii huvitav maailm, et sellest võibki rääkima jääda, aga jääme siis siia ikkagi elutee numbrite sellesse siia. Nii, ja siis soovitus number 1 elutee numbriga siis, et harjuta tegema otsuseid sisetunde järgi, intuitsiooni oma sisekompassi järgi. Ja kirjuta üles hetki, kus oled oma tõde allutanud teiste arvamustele ja mõtle, mida oleks saanud teisiti teha. Ja vältida tuleks siis kohanemist ainult selleks, et teistel nagu hea oleks. Ja tuleks vältida ka konflikte. Ja oma tõe mahasurumist teiste rahulolu nimel, et seda ka tuleks vältida. Samas see on just, tekitab sellist ristiriidu, et see, et kuna number 1 elutee numbril inimesel on hästi tugev ego, jälle sõltumispäevad tal seal ees on, kas päev, kuu ja aasta, need kõik mõjutavad, aga tihtipeale nende sees on tohutu selline agressioon. Ja elutee number 1 inimesed kannavad endas suurt loomejõudu. Ehk siis see on teie tugevus ja teil on väga hea selline sihikindlus. Nad võivad olla suurepärased algatajad, visionäärid, juhid ja innustajad. Ja neis on sünnipärane julgus tegutseda ka siis, kui tulemus pole kindel. Ja peamised tugevused on siis iseseisvus, tahtejõud, algatusvõime, eneseusaldus ja selline juhtimisoskus ja võime teisi ka inspireerida ja väga vastupidavad ja soov olla ka parim versioon iseendast. Ja tööalases elus siis number 1 elutee inimestel siis on väga hea võime võtta vastutust, juhtida tiime või alustada projekte, mis teised jätaks võib-olla sinnapaika. Ja soovitus sulle siis, et loo iga kuu uus mingisugune miniprojekt või eesmärk, et see aitab hoida siis liikumist ja sellist nagu fookust ja õpi oma visiooni sõnastama nii, et ka teised saaksid sellest osa ja tunneksid end kaasatuna. Ja väldi sellist liigset üksinda tegemist. Et sul on vaja õppida koostööd teha ja delegeerida ja usaldada loomulikult. Aga miinuspooled siis elutee 1 varjukülg on liialdatud ego, liigne iseseisvus, emotsionaalne eraldatus, liigne enese tõestamise vajadus.
ta võib kogeda tugevat sisemist survet olla kõige parem, esimene või täiuslik. Mul on endal ka kogemus sellise inimesega, et ta just nimelt ongi kõige parem ja ta on alati õige. Et see on ka see, et ei oska nagu selles suhtes näha oma vigu. Ja see viib siis sageli ka läbipõlemisele, pettumusteni või suhete lagunemistele. Et number ühed on tihtipeale sellised üksikud inimesed. Ja võimalikud väljakutsed siis egoism ja domineeriv suhtlemine, kannatamatus ja impulsiivsus, üksildus ja tunne, et keegi ei mõista mind, kalduvus teiste ideid või abi mitte aktsepteerida, tugev hirm ebaõnnestumise ees, mida varjatakse siis bravuuriga, ehk siis tahetakse kõik näidata, et kõik on nagu tšiki-priki, aga tegelikult ei ole. Ja tugev üks võib luua edukalt ettevõtte, kuid läbi põleda, sest ta ei usalda kedagi teist olulisi otsuseid tegema ega võtma ka puhkust. Ja soovitus ka sulle, et harjuta teadlikult kuulamist, lase teistel rääkida ja tee paus enne, kui sa vastad. Võtta vastu abi, isegi kui tunned, et ma saan ju ise ka hakkama. Ja vältida tuleks siis seda usaldamatust koostöö suhtes. Ja aru saama, et ainult mina tean, kuidas peab tegema. Ja õppetund sulle siis või selline eluõppetund number üks elutee numbrile, et see on seotud siis tasakaalu leidmisega, sõltumatuse ja koostöö, jõu ja südame ning enese kehtestamise alandlikkuse vahel. Ja oluline on siin siis õppida usaldama oma sisemist juhatust ilma vajaduseta pidevalt tõestada end teistele. Arendada autentset juhtimist, kus fookus pole kontrollil, vaid inspireerimisel. Leida julgus olla haavatav. See on sügava sideme ja kasvu alus. Oskus ka minna lõpuni, mitte ainult alustada, vaid ka lõpetada mingeid teatud projekte või algatatud asju. Ja kannatlikkuse kasvatamine, mitte kõik ei liigu sinu tempos. Ja soovitus sulle, et alusta igal kuul väikest isikliku juhtimise praktikat, milles saad olla juhiks, ent samal ajal ka kaaslaseks. Tee nimekiri kordadest, kui oled jätnud midagi pooleli. Vali üks asi ja vii see lõpuni, isegi kui see on ebamugav. Ja väldi kontrolli võitlust, et ei tasu kõiki teisi kontrollida. Ja aru saama, et teiste kuulamine võrdub oma jõu kaotamisega. Ja millised valdkonnad sulle siis ettevõtluses sobiksid või karjääri osas, siis elude number üks vajab valdkonda, kus ta saab rakendada oma iseseisvust, loovust ja juhtimisoskust. Ja ta ei tunne end hästi raamides, kus puudub liikumisvabadus. Ehk siis kindlasti ei sobi sulle mingisugune liinitöö või mingi käsutatav olla äkki või alluv. Ehk siis teil on elude number üks ja te olete kuskil tavaline töötaja, siis ma kujutan ette, et te tihtipeale hakkate, noh, ütleme jutumärkides siis targutama või juhtkonda maha tegema või neid paika panema. Aga teil on nagu vaja juhtimine võtta enda kätte, selles suhtes mitte siis alluvana, vaid ise teha see oma ettevõtte, omad ideed ellu viia. Ja sobivad siis sulle ettevõtlus, juhtimine, projekti juhtimine, strateegiline planeerimine, motivatsioonikoolitus, avalik esinemine, ka loovusega tegelemine, näiteks disain, kunst, kirjutamine, siis ka mingid innovaatilised asjad, toodete arendamine, spordis väga tugevad, tippsooritused, tippsport, võistlused, ma ei tea, meeskonnajuht, mentor, nõustaja, eestvedaja. Ja elutee number üks inimene võib tunda end vangistatud palgatööl, kus temalt ei oodata iseseisvat mõtlemist. Ta leiab rahuldust siis, kui saab juhtida protsesse või olla oma valdkonna suunanäitaja. Ja soovitus sulle, et kui sa töötad palgatööl, siis leia viise, kuidas tuua sisse oma isiklik visioon. Kas saad juhtida mõnda projekti või algatada mingit muudatust ja võtta siis ka loomulikult vastutus. Ja väldi töökohti, kus pead pidevalt alluma või kus sinu ideid ei kuulata. Ja suhetes on siis elutee number üks inimene vajab suhetes vabadust, austust ja vaimset võrdväärsust. Ta ei talu suhet, mis piirab tema liikumisruumi või püüab teda parandada. Samas peab ta õppima, et haavatavus ja sügav side ei võta ära iseseisvust, vaid toetavad seda.
Ta siis vajab tugevat partnerit, kes seisab oma keskmes, ei talu manipuleerimist, emotsionaalset klammerdumist ega kontrolli ja kipub suhteprobleemide korral end emotsionaalselt eemaldama. Ja näitena siis partner, kes laseb siis number üks elude numbriga inimesel olla tema ise, siis kuid seab ka enda piirid, loob temaga sügava ja püsiva ühenduse. Liigne alistumine või passiivsus muudab siis ühe jaoks suhte igavaks ja lämmatavaks, ehk siis siin number üks elude number vajab enda kõrvale sellist ka nagu tugevat inimest. Muidu ütleksin, siis ma ütlen päris otse välja, et see number üks on lihtsalt niivõrd liider, et ta lihtsalt surub selle teise inimese maha. Ja soovitus sulle, et harjuta suhtluses oma tunnete jagamist, räägi ka oma haavatavusest, mitte ainult plaanidest ja eesmärkidest. Ja väldi ootust, et partner peab alati sinuga nõus olema. Erimeelsus on arengu võti, mitte oht. Ja suhetes siis jah, elude number üks inimene on selline suht domineeriv. Siin on vaja õppida jah, sul siis rohkem ennast avama, sest tegelikult on teie sees olemas väga tugevalt ka see õrn sina. Ja sa ei pea alati kange olema või selline nagu tugev, et lase endal olla lihtsalt sina ise. Ja sõnum sulle siis ka selline, et sa oled sündinud tuli, see, kes süütab teed, loob uusi radu ja viib maailmas edasi ideid, mis veel pole nähtavad. Kuid mäleta, et tuli, mis ainult põleb, võib põletada ka iseenda. Ja õpi hoidma oma sära, jagama oma valgust ja luba teistel samuti särada sinu kõrval. Tõeline liider ei kõnni üksinda, ta loob ruumi, kus igaüks saab tunda end tähtsana. Kommenteeri siia, kas sul on elude number üks, kuidas see sinuga harmoneerub, omad kogemused ja samuti võib-olla tunned kedagi, kellel on elude number üks. Aga nüüd liigun edasi, siis elude number kaks on koostöö, tundlikkuse ja harmoonia energia. Ja ta on siin, et kehastada ühendust, harmooniat ja koostööd. Ja sina siis, kellel on elude number kaks, siis sa oled sild, mitte sein, sa oled pigem selline vahendaja, mitte selline vallutaja näiteks nagu number üks energia. Ja sa oled pigem kuulaja, mitte selline jõuline juht. Ja sa oled väga tundlik, intuitiivne hing, kelle suurimad anded peituvad oskuses luua tasakaalu, mõista teisi sügavalt ja töötada niinimetatud taustal, ilma vajaduseta olla pidevalt rambivalguses. Ja tema missioon on aidata teistel ühenduda iseendaga, üksteisega ja suurema tervikuga. Selline pigem selline vaimne ja soe energia. Ja tema sisemine jõud ei tule domineerimisest, vaid emotsionaalsest intelligentsusest, taktitundest ja sügavast empaatiavõimest. Ta on suhete maailmas selline kuidas ma ütlen, nagu väike teadlane, väga hästi teab, kuidas olla selline suhete korraldaja. Ja sinu kohalolu pehmendab pingeid ja sa oskad väga hästi luua koostööd. Ja number kaks eluteega inimene võib juba lapsena olla see, kes lepitab tülitsevaid sõpru või loeb õhust vanemate meeleolusid. Ja täiskasvanuna on ta väga hea kuulaja ja selline kolleegide hea usaldusisik või siis selline liim, kes oskab teisi omavahel siduda. Ja soovitus sulle, et harjuta usaldama oma intuitsiooni, see on üks su suurimaid andeid. Ja märka, kus sa aitad liiga palju teistele meeldida. Ja asenda see enese kaastundega, et ehk siis see, et sa ei pea kõigile hea olema. Eelkõige sa peaksid olema iseendale hea. Et see on teie selline tugevam õppetund. Ja väldi oma vajaduste pidevat allasurumist rahu nimel, see loob allasurutud pahameele, üleanalüüsimist ja liigset muretsemist, mida teised sinust mõtlevad. Siis elutee number kaks inimesed on loomult rahutoojad, diplomaadid, tunnetajad, nad ei talu konfliktselt või pingelist keskkonda. Mitte nõrkuse, vaid oma tundliku süsteemi tõttu, mis tajub kõike väga sügavalt. Neil on sageli väga arenenud vaimne emotsionaalne tundlikkus.
võime tajuda varjatud tundeid, peeneid niidistikke suhetes ja lugeda ka seda informatsiooni siit õhust. kuigi nad võivad tunduda pehmed, on nende sees vaikne sisemine tugevus, mis põhineb siis vastupidavusel, lojaalsusel ja sügaval kohalolul. et ta võib töötada toetavas rollis näiteks assistendi, terapeudi, nõustaja või õpetajana, olles nähtamatu selgroog, mis hoiab kõike koos. Ja soovitus sulle siin, et sea oma päeva regulaarselt vaikuse ja taastumise hetki, et tunda end tasakaalus. Usalda oma kõhutunnet suhetes, otsustes ja oma intuitsiooni, et see tavaliselt ei peta sind. Väldi enese samastamist ainult teiste vajadustega. See võib hägustada sinu enda identiteeti. Ja väldi ka tugeva isiksuse kõrval enda ärakaotamist. Ja, aga tugevused siis. See number 2 kannab endas väga peent ja väärtuslikku energeetilist sagedust, mida siis teised võib-olla tihtipeale alahindavad. Hoolivus, ühendus ja kaastunne on sul väga tugevalt arenenud. Ja tema tugevus ei ole peale tungiv ega ka selline kärarrikas, et see on pigem selline pehme, kuid selline, kuidas ma ütlen, väga diplomaatiline. Ja siin just, et peamised tugevused ongi selline diplomaatiline taiplikkus, väga hea taktitunne, emotsionaalne tundlikkus, empaatia, väga hea intuitsioon. Ja sa tajud rohkem, kui sa välja räägid. Sul on väga hea koostööoskus ja väga tugev selline meeskonna nagu ühendaja või selline liim siis jah. Ja sa oskad ka märgata peidetud mustreid ja uskumatu võime olla kohal ja olla kogu südamega siis asja kallal. Muidugi nende asjade juures siis, mis sulle kõige rohkem meeldivad. Ehk siis näitena siis selline, et töövestlusel tunneb ära siis see, kellel on elude number 2, et millal küsija on närvis või millal kolleeg varjab pingeid ja see aitab siis tal vastata taktitundeliselt ja jätta tugeva mulje ilma siis enese upitamiseta. Sa oskad väga hästi teisi rahustada ja kohale tuua. Ja soovitus sulle, et tee nimekiri oma emotsionaalsetest tugevustest ja hakka neid väärtustama sama palju kui selliseid käega katsutavaid oskusi. Ja õpi enda eest seisma rahulikult, kuid kindlalt. Et sa ei pea kogu aeg alistuma. Ja väldi kalduvust usaldada teisi rohkem kui iseennast. Ja väldi oma emotsioonide allasurumist. Selle nimel, et õhk oleks rahulik. Ja väljakutseteks siis elude number 2 inimesel võivad tema tugevused muutuda ka nõrkusteks. Kui ta ei toeta iseennast sama palju kui teisi, ta võib kergesti muutuda ülitundlikuks, passiivseks või ebakindlaks, kui ei ole sisemist tasakaalu või tuge. Ja kalduvus vältida siis konflikte iga hinna eest. Eneseväärtuse langus, kui teda ei märgata ega ei tunnustata. Sõltuvus teiste emotsionaalsete tagasisidede eest. Ebakindlus ja otsustusvõimetus. Üleanalüüsimine, muretsemine ja tundlikkus kriitika suhtes. Eks elude number 2 inimene on väga ülitundlik, ta tahab teha kõike ja kõiki asju nii, et see oleks nagu teistele hea. Ja kui keegi millegi suhtes rahul ei ole, siis see võib väga tugevalt sinu hinge puudutada. Ja tegutsemissoovituseks sulle see, et harjuta ütlema ei. Ja see kasvatab piire ja tugevdab enesetunnetust. Muidugi selles mõttes, et kui sa oled nagu pikalt kogu aeg kõiki nagu ja kõigile head teinud ja siis mingi aeg sa nagu tõstad nagu nokka ja ütled, et kuulge, nüüd on kõik rohkem, ma ei suuda, siis see võib loomulikult kedagi nagu väga tugevalt põrutada, nii et palun tee seda siis kuidagi nagu säästlikult nii enda kui teiste suhtes. Ja kirjuta kas või igal õhtul üles, mida sa päeva jooksul enda jaoks tegid, mitte ainult teistele. Ja väldi suhete säilitamist enda arvelt. Ja väldi ka rolli, kus sa oled kogu aeg teiste emotsionaalne prügikast. Aga sind keegi ei toeta.
ja sinu elu õppetund sellega on see, et õppida väärtustama iseennast sama palju kui teisi. Sa pead tasakaalustama oma loomupärast vajadust harmoonia järele, oskusega säilitada oma selgroog ja oma siis ka hääle tugevus. Vahest ikkagi nagu välja ütelda, mis sulle ei sobi. Ja sa õpid, et tõeline rahu ei tule välise konfliktituse kaudu, vaid sisemise tasakaalu ja piiride kaudu. Et ka jah ütlemine peab tulema kohast, kus ei ütlemine oli ka võimalik. Ehk siis see, et sa ei pea alati kõigega nõus olema. Ja oluline arengukoht on see, et eneseusaldus ja enesekehtestamine, oskus väljendada vajadusi ausalt. Tundlikkuse käsitlemine kui ande, mitte nõrkusena. Ja võime olla pigem partner, kuid mitte ohver. Ja õppimine, et konflikt ei tähenda katkist suhet, vaid kasvuvõimalust. Ja soovitus sulle ka see, et harjuta ütlema, et ma mõistan sind, kuid vajan ka enda ruumi. Ma ei saa sellega hetkel sind aidata. Ja väldi kalduvust jätta enda vajadused alati viimaseks. Ja väldi ka hirmu, et oma tõe rääkimine hävitab suhte. See võib hoopis süvendada usaldust oma partneri suhtes. Ehk siis nii nagu sa aru saad, siis elutee number 2 on pigem selline, kes tahab kõiki aidata, aga siis seda tihtipeale enda arvelt. Ja sobivad ametid. elutee number 2 inimesel on loomupärane anne töötada valdkondades, kus on vaja suhtlemist, hoolivust, intuitiivsust ja koostööd. Ta sobib suhete, toetamise ja loova koostöö keskkonda, kus tema tunnetus ja empaatia on väärtustatud. Ehk siis sellised ametid nagu nõustaja, sotsiaaltöötaja, terapeut, assistent, koordinaator, samuti ka kunst ja looming, tantsimine, muusika, luule, kirjutamine, ka haridusvaldkonnad sobivad väga hästi, õpetaja, kasvataja, mentor ja ka läbirääkija, personalitöötaja, vahendaja, ka samuti tervendaja, holistlik tervendaja, terapeut, joogatreener, mida iganes, kõik sellised asjad. Ja number 2 elutee numbriga inimene võib olla kulda väärt tiimiliige, kes ei püüa esile tõusta, kuid ilma kelleta ei toimiks organisatsioon harmooniliselt. Need on just sellised väga head vahelülid, ilma milleta nagu kett koos ei seisa, nii nagu minulgi. Sellised asjad. Ja soovitus on see, et tööintervjuudel või projektides rõhuta oma oskust luua meeskonnavaimu ja tajuda emotsionaalseid nüansse. See on sinu tugevus, mitte lihtsalt tore iseloomujoon. Ja väldi valdkondi, kus peamine töö on konkurents, agressiivne müük või autoritaarne juhtimine. See võib sind kurnata. Suhetes ja armastuses siis elude number 2 jaoks on suhted elukesksed, ta vajab sügavat ühendust, harmooniat ja turvalist emotsionaalset ruumi. Ta on loomult romantiline, hooliv ja lojaalne partner, kuid võib muutuda liiga sõltuvaks, kui tal puudub eneseusk. Ja number 2 siis vajab partnerit, kes hindab tundlikkust, mitte ei näe seda nõrkusena, oskab luua rahu, kuid vajab ka enda tundeid väljendada. Võib muutuda klammerduvaks, kui tunneb, et teda ei väärtustata. Ja suhe, kus elude numbriga 2 partnerit kuulatakse ja hinnatakse, võib kesta kogu elu. Kui teda pidevalt ignoreeritakse või alavääristatakse, kaob ta oma kestast ja suhe muutub ebavõrdseks. Siin saab hästi palju rääkida sellist asjast nagu kaassõltuvusest. Ja soovitus sulle, et harjuta suhetes rääkima mitte ainult sellest, mis teisel vaja, vaid ka sellest, mida sina vajad ja tunned. Ja väldi arvamust, et armastuse nimel peab end alla suruma. Ja väldi ka kalduvust liialt hoolitseda, see võib muutuda sõltuvuseks. Ja sõnum sulle siis selline, et sa oled sündinud ühenduseks, siis sillaks, mis ühendab südameid, tundeid ja maailmu. Ja sinu tundlikkus ei ole nõrkus, vaid kõige peenem tajuvorm. Ole pehme, aga mitte paindumatu. Ole armastav, kuid ära unusta ka iseennast armastada. Tõeline rahu sünnib siis, kui su süda ja hääl kõlavad koos. Vot selline lugu teiega number 2, ehk siis kommenteerige siia. Sina, kellel on see number 2, et kuidas see toimetab sinuga see energia.
ja muidugi teie siis, kes te olete seal sündinud teisel päeval, nii nagu ma siin enne ütlesingi ja elude number on ka number 2, et siis teil on seda võib-olla seal kõige rohkem, eriti kui võib-olla veebruaris ka oled sündinud. et peate õppima seda enese kehtestamist ja seda siis nagu, kuidas ma ütlen, mitte ego tasandil, aga ikkagi pigem nagu säästlikul tasandil. nii, aga liigume edasi, elutee number 3, see on selline loovuse, eneseväljenduse, rõõmu energia. ja elutee number 3 on selline eneseväljendus, selline nagu loovus, pigem nagu kohe tuleb nagu selline päike ja naeratus välja, et selle numbri kandjad on tulnud siis siia, et valgustada maailma oma ainulaadse valguse, ilu ja sõnumiga. ja nad on sündinud inspireerijad, kunstnikud, suhtlejad, muusikud, loojad, rõõmujagajad. ja elutee number 3 energia on elav, mänguline ja elurõõmus ja see kutsub justkui nagu tantsima eluvooluga kaasa, mitte võitlema selle vastu. ja number 3 kanname endas siis sellist kommunikatsiooni, sotsiaalsuse vibratsiooni ja ta on siin, et õppida usaldama oma sisemist loomeimpulssi ja väljendama seda maailmas julgelt, haavatavalt ja autentselt. samas on see elutee ka kutse õppida, kuidas sõnadel on jõud ravida või haavata, ühendada või lõhkuda. ehk siis see tähendab seda, et number 3 eluteega inimene võib olla lapsest saati selline jutuvestja, esineja või selline naljamees ja see, kes toob siis naeruga kõige pingelisemas ruumis. ja täiskasvanu võib ta särada kirjutajana, turundajana, õpetajana, blogipidajana, ma ei tea, superstaar, mida iganes, ta on pildis sisulooja. soovitus sulle, et võtta igasse päeva midagi loovat, kas kirjutada, joonistada, tantsida või räägid kellegagi südamest või väljendad end sotsiaalmeedias ja harjutama mõtteid ja tundeid sõnastama, isegi kui see tundub ebamugav. eks teie, kellel teil on elude number 3, siis ma ütleksin, et teie peaksite olema kogu aeg kuskil sotsiaalmeedias nähtaval ja jagama neid oma asju, millega te tegelete. ja väldi ootust, et kõik peab olema täiuslik, enne kui julged end avaldada. siin on see konks kindlasti ja väldi rõõmu asendamist iroonia või sarkasmiga, see võib olla maskeeritud valu. ja number 3 elude numbriga siis miinuspool jah, siin noh, et mida peaks vältima, on see ka, et teiste taga rääkimine, et see on ka teil üsna selline populaarne. ära võta isiklikult, sina, kellel sul seda ei ole. nii, elude number 3 inimest iseloomustab kerge, särav ja loov energia. tal on tugev side oma sisemise lapse ja kujutlusvõimega ja teda juhib soov jagada rõõmu, inspireerida teisi, väljendada end ja olgu see läbi siis sõna, kunsti, muusika või lihtsalt kohalolu. ja samas number 3 on tundlik, emotsionaalne hing, kelle sisemine maailm on sügav ja mitmetahuline. ta võib naerda, kui sees on pisarad ja sageli peidab valu kerguse maski taha. ja tema tee on õppida, et haavatavus ei vähenda sära, see lisab sellele sügavust. ehk siis tihtipeale number 3 elude numbriga inimesed siis võivad ka näidata, et neil on kõik nii hullult lahe. seal sotsiaalmeedias näitavad ka kõige kihvtimaid asju, aga tegelikult enda sees on kõik väga katki, ehk siis siin on vaja õppida olla sina nagu ehedalt 100%. ja number 3 võib olla siis see, kes on peol seltskonna hing, kuid koju jõudes tunneb end tühjana. ja tema tee on õppida, et rõõm ei tule teiste meelelahutamisest, vaid ausast ühendusest iseendaga. soovitus on see, et loo iga nädal hetk, kus saada ausalt jagada oma tundeid ilma filtriteta. see võib olla kas sõbraga, võib-olla kirjutad päevingut, võib-olla on sul selline sotsiaalmeedias selline kanal, kus sa nagu päriselt ikkagi räägid kõik asjad ära, et mitte kaubanduslikul eesmärgil ei tšiki-prikita seal. pane kirja ideed, mis sind inspireerivad ja loo nendest midagi, isegi kui keegi teine näiteks ei näe, mida luua. ja väldi tugevat vajadust teiste heakskiidu järele, see võib kaotada su tõelise sinu. ja väldi ka emotsioonide naljaks pööramist, et vältida ebamugavaid tundeid. ja tugevusteks siis elude number 3 kannab endas hingelist sära, mis oskab tuua ilu argipäeva, valgust pimedusse ja tähendust sõnadesse ja ta on sotsiaalne, loominguline ja väljendusvõimeline, kuid samas ka intuitiivne ja tundlik.
ja inspireeriv. Ja sul on väga tugev siis loovus, kunstiline anne, sõnaosavus ja suhtlemisoskus, võime inspireerida ja tuua rõõmu, kujutlusvõime, väga palju ideid, kohanemisvõime ja paindlikkus. Ja number 3 võib olla see, kes kirjutab haarava kõne, mis liigutab kuulajaid pisarateni või postitab lihtsa, ent puudutava mõtte, mis saab sadu jagamisi. Nii et teie, kellel on elude number 3 ja kui te hakkate siin mingit blogi pidama või midagi tegema, te võite kohe 0-100 hästi populaarseks saada. Soovitus on see, et loo inspiratsiooninurk, koht, kus saad alati luua, kirjutada või unistada. Julge jagada oma mõtteid ja töid maailmaga, isegi kui need tunduvad ebaühtlased. Autentsus loeb rohkem kui täiuslikkus. Ja väldi oma ande alla surumiskriitika hirmus, on see konksukoht jällegi, mida number 3 tavaliselt teevad. Ehk siis see, et te võite nii pikalt planeerida ja mitte kunagi välja tulla, seepärast et te kogu aeg kardate, et äkki te teete midagi valesti. Ja väldi ka võrdlemist teistega. Su unikaalne hääl on sinu suurim kingitus. Ja miinuspooled siis see, et elutee number 3 ilmneb, see miinuspool ilmneb siis, kui loovus lämmatatakse, tunded alla surutakse või elu muutub pinnapealseks. Ja ta võib muutuda ebastabiilseks, hajusaks või emotsionaalselt plahvatusohtlikuks, kui ei leia väljundit oma sisemaailmale. Ja miinused ongi siis sellised, et emotsionaalne kõikuvus ja meeleolu muutused, eneseväljenduse blokeeringud, ehk siis või siis vastupidi, võib hästi palju jutustada. Siis vastutuse vältimine, edasilükkamine ja hajameelsus, vajadus pideva tähelepanu või kinnituse järele ja kalduvus mitte lõpetada alustatud projekte. Ja soovitus sulle, et sea loovale tegevusele lihtne struktuur, näiteks 30 minutit iga päev ma kirjutan, joonistan, mängin muusikat, teen või ma ei tea, mida iganes. Ja õpi viima lõpule asju väikeste sammudega. Premeeri end progressi, mitte ainult tulemuse eest. Ehk siis siin ongi see koht, et sa peaksid hakkama nagu tegema midagi. No mul on isiklikult tuttavaid siin elude numbriga number 3, siis nad kogu aeg nagu, nendel on peas kõik skeem juba valmis, aga nad tegevusse ei lähe. Ja väldi tunnete allasurumist, nalja, töö või sotsiaalmeedia taha. Ja väldi ka enda väärtuste sidumist ainult teiste reaktsioonidega. Ja õppetunniks siis elude number 3 õppimine seisneb siis enesearmastuses, eneseväljenduses ja usalduses elu loomuliku voolu vastu. Ja tema õppetund on, et sõnad loovad maailma ja et oma tõe jagamine on püha tegevus. Isegi kui see tundub sind haavatavana. Ja ta õpib, et rõõm ei ole pealiskaudne, vaid sügav hingeline seisund, mis sünnib siis, kui inimene elab kooskõlas oma olemusega. Ja olulised arengukohad on siis see, et julgus olla haavatav ja aus, keskendumisvõime arendamine, projektide lõpule viimine, tundlikkuse väärtustamine, oma hääle, kunsti või sõnumi jagamine isegi ilma välise kinnituseta. Ja soovitus sulle on see, et kirjuta iga päev midagi, mingi luuletus, mõte, dialoog, see avab sisemise voolu, harjuta regulaarselt kõnepidamist, kas mingi kõne, ma ei tea, harjuta kas või sõbrannaga ja jaga seda oma tõde. Ja väldi põgenemist emotsioonide eest. Neist peitub su suurim vägi. Ja väldi ka usaldamatust oma hääle ja sõnumi suhtes. Ehk siis see, et sa pead lihtsalt hakkama õppima usaldama oma seda sisetunnet, oma sisemist tugevust ja nii edasi, et hakka lihtsalt toimetama. Ja sobivad ametid siis elude number 3 on loominguline energiakandja ja ta vajab tööd või eluviisi, kus saab ennast väljendada, ideid genereerida, inimesi inspireerida või esteetilist ilu luua. Ja sobivad siis ametid kirjanik, luuletaja, kõneleja, näitleja, laulja, muusik, sisulooja, sotsiaalmeedia spetsialist, disainer, kunstnik, õpetaja, koolitaja, terapeut, inspiratsioonikõneleja,
ürituste korraldaja, sündmuste juht. ja number 3, eluteega inimene, kes töötab kontoritööl, võib tunda end tuimana. Kui talle usaldatakse näiteks ettevõtte sotsiaalmeedia või kampaania ideed, lööb ta väga särama. Ehk siis pange siis ise tähele, et kui te olete kuskil tavaline liinitöötaja ja sul on elutee number 3, siis sa tunned ennast väga ahistatuna. Ja tegutsemissoovitus siis, et leia töö või hobi, kus saad loovalt suhelda, inspireerida. Ilma selle väljundita see energia lihtsalt kuivab ära. Ja ära karda mitmekesisust. Et number 3 võib olla edukas ka mitme erineva töö või projekti korraga haldamisel. Ja väldi ametit, kus puudub vabadus, loovus või tähendusrikas suhtlus. Ja väldi ka igavat või rutiinset keskkonda, sest see tapab selle sinu sära ära lihtsalt. Ja suhetes siis elutee number 3 on armastusväärne, kirglik, emotsionaalne ja elav partner. Ta vajab suhetes siis väljendust, mängulisust ja vaimset intellektuaalset ühendust. Naudib flirtimist, huumorit, jagamist, ent võib muutuda suhetes ka rahutuks või ebakindlaks, kui teda ei kuulata või kui ta ei tunne end väärtustatuna. Number 3 elude numbriga inimesed armastavad väga, kui neid kiidetakse. Ja ta vajab partnerit, kes kuulab, jagab, räägib, loovutab ja on valmis mänguliseks suhtluseks. Siis number 3 kipub üle analüüsima partneri sõnu või vaikust ja vajab oma ruumi loovuseks ja eneseväljenduseks isegi suhetes. Ja number 3 võib muutuda suhetes rahutuks, kui kommunikatsioon katkeb, kuid avatud ja mängulisuses suhtes särab ta ja jagades oma ideid, unistusi ja armastust. Ja soovitus sulle siis, et harjuta rääkima oma tunnetest ka väljaspool head tuju, jagades ka kurbust, kahtlusi, ebakindlust. Sa ei pea kogu aeg suhtes täiuslik olema. Ja loo suhtesse igapäevane ühendushetk, kas läbi küsimuse, läbi nalja või läbi loovuse. Ja väldi ootust, et partner täidab sinu loovuse või kinnitab pidevalt sinu väärtust, see peab tulema pigem sinu seest. Ja sõnum siis, sa oled sündinud valguseks, mille ülesanne on valgustada mitte ainult teisi, vaid ka iseennast. Ja sinu hääl, sinu kunst, sinu rõõm on kingitus maailmale, et ära hoia seda tagasi. Aga tea ka seda, et kõige kaunimad sõnad sünnivad vaikuses, kõige sügavam looming haavatavuses ja kõige ehtsam rõõm siis, kui julged olla päriselt sina ise. Jah, et naudi aega iseendaga ka, et kui sa õue lähed jalutama, siis ära võta telefoni, et sõbrannaga kogu jalutuskäigu rääkida, vaid lihtsalt ole iseendaga. nii, elutee number 4. see on siis struktuuri, stabiilsuse ja sihikindla töötee, elutee. Ja elutee number 4 kehtestab siis struktuuri, korda, pühendumust ja ta on siin, et luua midagi püsivat, toimivat ja usaldusväärset. Olgu see siis pere, ettevõte, süsteem, karjäär või sisemine elufilosoofia. Ja kui elutee 3 on selline loovuse tuli, siis elutee number 4 on maaenergia, pigem selline vundament, millele saab toetuda. Ja number 4 on siis ehitaja, see on inimene, kelle missioon on arendada visadust, vastutust, kannatlikkust ja süsteemset mõtlemist. Ja ta tuleb sageli siia eluteele pärast varasemaid taassünde, kus on omandatud ideid ja unistusi ja nüüd on aeg need siis ellu viia ja kehastada. Ja selle elutee inimesed on siia tulnud võtma pigem vastutust nii enda kui ka teiste eest ja looma kindlust maailmas, mis vajab püsivust. Ja number 4 eluteega inimene võib olla see, kes juba varases eas tunneb vajadust panna asjad paika. Olgu see kas päevakava, tööplaan, raha kogumine, mingi süsteemsus, vastutus ka pere eest. Ja täiskasvanuna võib ta ehitada ettevõtte või kodu, kus kõik toimib kindla süsteemi alusel. Ja soovitus sulle, et vii lõpule midagi, mida oled kaua edasi lükanud. Et number 4 energia vajab vormi ja järjepidevust. Loo igapäevane rutiin, mis annab kindlustunde ja edasiviiva fookuse. Ja väldi kalduvust mõelda, et kõik või mitte midagi. Areng toimub sammhaaval, mitte täiuslikkuse ootuses. Ja väldi ka soovi pidevalt kontrollida kõike, et pigem õppi siis usaldama.
ja elutee number 4, inimene on usaldusväärne, realistlik, töökas ja sügavalt vastutustundlik. ta ei ole kiire särama, kuid tema mõju on kestev ja väga püsiv. ta ehitab oma elu samm-sammult, teadlikult ja läbimõeldult. tema isiksuses on sageli rohkem sügavust, kui esmapilgul paistab. ta ei ava end kergesti, kuid kui teeb seda, siis on tema kohalolek väga täielik. Ehk siis nad ei ole sellised nagu number 3, kes sellised igal pool on, vaid number 4 on sellised hästi nagu jalad maas. ta vajab turvalisust nii füüsilises kui emotsionaalses mõttes ja on valmis seda ise looma. teda tõmbab kord, süsteem, struktuur ja korrapärasus. kuid kui see muutub liialt jäigaks, võib ta iseenda arengut pidurdada. ja number 4, eluteega inimene võib olla inimene, kes töötab aastaid kindlal ametikohal, loob kogukonnas tugeva rolli või ehitab oma kätega kodu, mis kestab mitmeid põlvkondi. ja soovitus sulle, et vaata oma eluvaldkondi, kus vajad rohkem struktuuri, näiteks kas rahaasjad, töö, tervis, suhted, ja alusta väikeste igapäevaste rutiinide loomisega, mis aitavad sul jõuda pikaajaliste eesmärkideni. ja väldi kalduvust liigsesse jäikusesse ja perfektsionismi ja väldi ka tunde allasurumist ratsionaalsuse nimel. pigem õpi nagu kasutama neid oma tundeid ja neid tundeid ka väljendama. ja tugevusteks siis number 4 kannab endas maailma kandvat jõudu, seda, millele saab toetuda. tema tugevused ei ole alati silmapaistvad, kuid need on elu aluseks. stabiilsus, järjekindlus, praktilisus, vastupidavus ja usaldusväärsus. ja number 4 elude numbriga inimesed on sellised väga distsiplineeritud, järjekindlad. Neil on väga tugev tööeetika, vastutustunne ja väga hea selline süsteemne mõtlemine, loogika ja võime töötada pikaajaliselt sihi nimel. ja oskus luua toimivaid struktuure ja süsteeme. ja number 4 eluteega inimene võib olla, kelle peale saab alati loota. ta ei jäta asju pooleli, saab tähtajad alati täidetud. ja ta on selline, kes kipub võtma ka teiste koormusi enda peale. ja soovitus sulle, et kirjuta üles oma pikaajaline eesmärk ja loo selle saavutamiseks realistlik tegevusplaan sammhaaval. värskenda ja korrasta oma töö või kodukeskkonda. ja väldi töö muutmist turvatsooniks, kuhu peitud elu eest, ehk siis see ületöötamine, töönarkomaania, kuidas seda nimetatakse. ja väldi soovi kontrollida kõike, jäta ruumi elule ja teiste panusele. ehk siis siin on see, et sa pead õppima lihtsalt rohkem usaldama teisi inimesi. ja miinusteks on siis see, et elude number 4 varjukülg avaldub siis, kui püsivusest saab jäikus. ja vastutusest tuleb selline ülemuretsemine ja korda ihkav meel muutub elu vastaselt kontrollivaks. ehk siis number 4 on selline väga kontrolliv, kui ta on nagu miinuses. ja kui see, et sinu sisemine turvatunne puudub, siis võib see number 4 energia siis klammerduda väliste struktuuride külge ning tunda, et ilma kindla plaanita ei saa edasi liikuda. ja sa võid olla siis väga kontrolliv vajadus, mis ei luba elu loomulikul kulul toimida. hirm muutuste ebakindluse ees, emotsioonide mahasurumine ja liiga ratsionaalne maailmakäsitlus. kalduvus töötada end läbi või võtta ülemäära kohustusi. perfektsionism ja liigne enesekriitika. ja näitena siis number 4 võib aastaid teha tööd, mis teda enam ei kõneta, lihtsalt seetõttu, et see töökoht on kindel koht. kuni lõpuks tekib läbipõlemine või sisemine tühjus. soovitus sulle, et harjuta lahtilaskmise praktikat, anna igal nädalal millestki mittevajalikust vabaks. olgu see asi, mõte või kohustus. räägi kellegagi avatult oma tunnetest, isegi kui sa pole harjunud seda tegema. ja väldi kontrolli illusiooni, sa ei pea kõike kandma üksi. ja väldi eneseväärtuse sidumist saavutuste või kasulikkusega. ehk siis see tähendab seda, et sa võib-olla näed kõiki asju liiga nagu saamise energias, ütleme niimoodi.
ja õppetunnina sulle siis elutee number 4 õppimine seisneb siis tasakaalu leidmise, struktuuri ja paindlikkuse vahel. Ta õpib, et turvalisus ei tule ainult välisest korrast, vaid sisemisest rahust. Ja tema tee on arendada usaldust elu vastu ilma vajaduseta kõike kontrollida. Ja number 4 peab õppima, et suurim tugevus ei ole mitte töö, vaid kohalolu. Ning et jõud ei võrdu alati pingutustega. Ja usalda elu nii nende muutustes ka ja samuti ka ebakindluse suhtes. Ja arengukohaks on ka see, et võime lasta lahti vajadusest olla alati vastutav. Et see delegeerimise koht ja tasakaal töö ja elu vahel, pehmuse ja avatuse kasvatamine jäikuse asemel ja oskus ka väljendada tundeid ja vajadusi. Ja soovitus sulle see, et võtta igas kuus aega millegi ebaplaanilise jaoks, näiteks eksprompt mine kuskile reisima või võta mingi seiklus ja lihtsalt tee midagi teistmoodi. Ja kirjuta üles oma mittekontrollivad alad ja loe neid igal hommikul meenutuseks, et elu voolab ka ilma sinu vahele segamiseta. Mõtlen praegu mingit näidet, mida sul ütelda, aga noh, lase midagi lihtsalt elul juhtuda. Väldi uskumust, et sa pead kõike kandma üksi. Ja lase lihtsalt mingitel plaanidel tulla, et sa ei pea kõiki asju kontrollima. Jäta ruumi ka muutustele. Ja sobivad eluvaldkonnad, siis elutee number 4 vajab valdkonda, kus saab struktureerida, arendada, ehitada midagi püsivat. Ta tunneb end hästi süsteemides, kus tema loogika, korrapära ja järjepidevus loovad tugeva aluse. Talle sobib töö, kus tulemused on käega katsutavad ja toimivad ja kestvad. Ehk siis sellised nagu insenerid, arhitektid, ehitajad, andmeanalüütikud, süsteemihaldurid, IT-töö, juhtivpositsioon organisatsioonides, logistikat, õigus, haldus, projektijuhtimine, ametnik, korraldusspetsialist, personalijuht ja selline traditsiooniline meister või meistrioskustega spetsialist. Väga head käsitöölised, no majaehitajad näiteks või ehitajad üldse, maaelu sobib väga hästi. Ja 4 võib olla siis tipptasemel meeskonnajuht, kes hoiab projektid liikumises, loob selged protsessid ja tagab kvaliteedi. Ja teised tunnevad, et temaga on maandus olemas, ehk siis selles suhtes väga hea turvatunde oskad luua. Ja soovitus sulle, too oma igapäevatöösse tähendust, mis on see, mida sa ehitad mitte ainult käte, vaid ka südamega. Ja kui töö ei paku stabiilsust, siis loo seda isiklikus elus. Igapäevane rutiin, rahaplaan, tervisepraktika ja nii edasi. Ja väldi ebamäärasid või kontrollimatud keskkondi, kus sinu tugevused ei saa avalduda. Ja väldi ka ületöötamist ja töö kaudu identiteedi otsimist. Siis suhetes elutee number 4 partner on truu, usaldusväärne ja pühendunud. Ta vajab suhte stabiilsust, ausust ja selgust. Kui ta tunneb end turvaliselt, on ta soe, toetav ja väga lojaalne. Ehk siis number 4 elutee numbriga inimene siis partnerina. Ent kui turvatunne kaob, võib ta sulguda, muutuda emotsionaalselt kaugemaks või kontrollivaks. Ja ta vajab partnerit, kes hindab kodusust, turvalisust ja praktilisust, ei talu ebamäärasust, mängimist ega manipuleerimist, kipub vahel unustama emotsionaalse läheduse vajaduse ja ei oska nagu ise väljendada ennast selles suhtes nagu vaimsemalt või emotsionaalsemalt. Ja number 4 eluteega inimene on siis see, kelle peale saab alati loota. Ta hoolitseb, ehitab kodu, loob stabiilsust, kuid kui suhe muutub liialt rutiinseks, võib kaduda see sära ja see ühendus. Ehk siis soovitus sulle, et õpi väljendama oma tundeid ka siis, kui need tunduvad ebapraktilised. Too suhtesse teadlikult paindlikkust ja mängulisust. See ei ohusta turvalisust, vaid süvendab lähedust.
ja väldi vaikivat eeldust, et teod näitavad armastust. räägi ka tunnetest ja väldi ka kontrolli kaudu suhete haldamist. siin on nagu väga tugev koht see, et kus peaks nagu õppima usaldama. ja sõnum sulle siis on see, et sinu elu on vundament, millele teised võivad toetuda, aga pea meeles, et isegi vundament vajab armastust ja hoolt. sa oled siin, et ehitada, aga mitte ainult maju ja süsteeme, vaid ka usaldust, rahu ja kindlust südamesse. ja lase elul olla partner, mitte projekt. et siin jah, selles suhtes tuleb väga tugevalt õppida seda kohta, et lase lihtsalt elul aeg-ajalt iseennast üllatada ja ei pea kõike ja kõiki kontrollima. et kommenteeri siia, kas sul, kellel on siis see elunumber number 4 või sul on keegi tuttav, siis kommenteeri, et milline elukogemus on siis